Äsja kuuldud lugu oli mängitud rahvamuusika ansambli poolt Lambriine. Loo nimeks oli Kalamees naerab. Ansambli juhendaja oli Valentina Järve. Tere lugupeetud raadiokuulajad! Mina olen Egert Oskar Väljaotsa ja algab saade pärimusmuusikast nii ja naa. Tänase saate teemaks on pärimusmuusika. Uurime erinevatelt inimestelt, mida nad selle kohta teavad. Mis teie arvates on pärimusmuusika? Pärimusmuusika? Jah, mis see on? No, eks ta üks siuke udune asi on selles mõttes, et mis on päritud, mis on võib-olla, mis levib suust suhu või midagi sellist, et tegelikult nagu rahvamuusika. No mina olen aru saanud, et pärimusmuusika on meie nii-öelda rahvamuusika, mis on pärandunud põlvest põlve ja kindlasti just nagu niimoodi, et suuliselt. Peaaegu kõik vastajatest pakkusid, et üks pärimusmuusika tunnuseks on see, et see levib suuliselt, põlvest põlve, kuid 20 ei teadnud ühtki tunnust, mida pärimusmuusika kohta pakkuda. Kas teie arust peaks üldharidus koolides rohkem tähelepanu pöörama pärimusmuusikale? Ma ei oska küll vastata, kui palju koolid sellega tegelevad, aga ma leian, et sellise teemaga, sellise kultuuri osaga tuleks alustada maast madalast, et lapsed huvituks sellest ja kannaks seda kultuuri meiega kogu aeg kaasas. Või on piisavalt? Minul ei ole näiteks praegu. Mul on kõik need barokk ja need praegu. Et äkki võiks rohkem. Aga kas teid huvitaks ka? No midagi oleks ikka tore ju teada. Oskaks äkki rohkem vastata sulle pärimusmuusika kohta? Ja selle jaoks peaks küll valmistuma. Ma arvan, et see ei ole üldse kooli asja. No koolis ma õpiks pigem arvutama ja lugema. Siis ma selle pärimusmuusikaga, see tuleb hiljem elus, kui see sind huvitab. Kuigi just kuuldud helinäide väitis, et pärimusmuusikat õpetatakse üldhariduskoolis piisavalt, arvasid 80, et seda võiks olla rohkem. Peamised põhjused miks olid, et see on osa Eesti kultuurist, et noortele lastele tuleks seda õpetada varakult, et nad sellest huvituksid, ning kui teadmise pärimusmuusikast oleks rohkem, oskaks üks mu vastajatest mu küsimustele paremini vastata. Ja kas olete ka ise pärimusmuusika kokku puutunud? Ja ma olen natukene. Kas lapsepõlves näiteks mõni vanem neile, kes laulis teile midagi, mis teid neile vanem laulis? Meil oli kunagi üks vana naabrimees, kes mängis kannelt ja kogu aeg laulis ja siis me kordasime järele, mis ta laulis. Okei, uhke. Kas ise olete ka pärimuslugu laulnud kunagi teadlikult? Teadlikult ei ole, lihtsalt nii palju, kui lapsepõlves selle vana naabrimehega koos sai toristatud. Ka tore. Aga kas olete ise pärimusmuusikaga kokku puutunud? Ma arvan, et ma olen puutunud sellega kokku ainult nii-öelda kuulajana. Et ma olen kohanud pärimusmuusika ansambleid kuskil laatadel ja näiteks Eesti Rahva Muuseumis on pärimusmuusika nurgakene. Ma olen seal ikka neid laulukesi kuulanud, neid regilaulukesi. Ma ei tea, kas seda võib nagu pärimusmuusikaks pidada, aga selliseid nagu liisusalme või selliseid asju mul küll vanaemad rääkisid ja siuksi nagu mingeid siuksi just salmi värsi vormis mingisuguseid asju. Seal võib-olla otseselt viisi ei olnud juures. Ja. Kui Lori laulud võiks panna pärimusmuusika alla, see, kus tead küll need laulud, vaata, kus ja siis läheb edasi ja tead küll, vaata edasi. Neid ei ole nagu noodi vihikust. Siis ma võiks küll olla, jah. Kõik vastajad olid kokku puutunud pärimusmuusikaga. 6 neist ainult kui kuulajatena ning 4 olid tuttavad kui ka sugulased pärimusmuusikaga seotud. Enamik neist ei olnud kunagi ise pärimusmuusikaga tegelenud või laulnud või esinenud. Kuid leidus ka 3 vastajat, kelle kokkupuude pärimusmuusikaga oli läbi Lori laulude või liisusalmide ning ka äsja kuuldud helinäite lugu.
Kui mingi külapillimees mängib oma loomingulist lugu kuskil tänavnurga peal, kas see teie arvates oleks pärimusmuusika? Ma arvan mitte, kui see just ei ole tema peres kuskil pika traditsiooniga mingi laul või asi. Okei. mõttes, et kui see on nagu spontaanne nii-öelda, siis kuidas selle kohta öeldakse? Mis tuleb, tõmbab improviseering, jah, just, jah. Noh, sellest võib kujuneda, kes teab, mis veel, või kanduda edasi ja keegi kuuleb ja just, et ta oli kuskilt selle klippi kuulnud või selle tooni ja paneb edasi, jah. Pooled vastajatest arvasid, et see oleks pärimusmuusika ainult juhul, kui keegi seda edasi mängiks või laulaks. 3 vastajatest pakkusid, et see võiks olla ka ilma edasi kandmata pärimusmuusika ning 2 uskusid, et see ei ole pärimusmuusika, kui esineja ei ole seda ise varasemalt kuskilt kuulnud. Kas mõnda pärimusfestivali ka oskate nimetada? No eks see Eesti kõige tuntum on Viljandi folkfestival ja rohkemaid vist väga ei tea. Kõik vastajad oskasid nimetada Viljandi folki ning 3 vastajat nimetasid samuti Viru folki. Aga mõnda bändi või esinejat? No eks see on see Träädetäkk ja noh, vist ka Girly Strings natukene on selliste pärimusmuusika elementidega. Neid on väga palju tegelikult Eestis ja kui see Eesti muusika auhinnad on, siis seal on alati need esindatud, aga mul ei tule need nimed meelde. Ja nüüd Setod ka. Mari Kalkun, Setod, Träädetäkk. Träädetäkk, jah, sa teadsid ära võib-olla öeldes. Ja seda jah. See Alvar Vabarna on, mis bändile need teevadki. Kõik vastajad suutsid nimetada vähemalt ühe pärimusmuusika ansambli või artisti. Kõige populaarsem ansambel oli Träädetäkk, mis oli mainitud kõigi peale 2 vastaja poolt. Samuti pakuti vastuseks Setod, Girly Strings ja 1 vastajatest mainis ka Mari Kalkunit. Ma lasen teile 2 pärimusmuusika lugu ja vaadake, kas te oskate ära arvata, kes esineja on. See on Träädetäkk. Jah, see on Träädetäkk. Näiokkasetin noorekese kes kergo jalale, kergo jalkaatski, latse päälahki. Noorekkasetin nurgakese kes kergo jalale, kergo jalkaatski, latse päälahki. Korraketin kokku 3 tinga kes kergo jalale, kergo jalkaatski, latse päälahki. Ja pisakti välja 5 tinga kes kergo jalale, kergo jalkaatski, latse päälahki. Kulgeti kergot parandama kes kergo jalale, kergo jalkaatski, latse päälahki. Kergo jalgati jatkama kes kergole. Seto omad on nad. Setod on küll. Setod! 6 10 vastajast arvasid ära Träädetäkki loo Pass, pass
ning ainult 30 oskasid ära arvata Zetode loo Kergutamine. Enamik vastajatest, kes arvasid ära Trätätäki loo, olid nooremavõitu, mis võib viitada sellele, et nad on rohkem kursis tänapäevasema pärimusmuusikaga. Zetode loo äraarvamisel ei tundunud vanus mängivat suurt rolli, sest selle loo arvas ära nii 16-aastane kui 30-aastane kui ka üks 50-aastane. Kõik vastajad suutsid ära arvata ühe peamise pärimusmuusika tunnuse ning mõned ka 2. Paljude arvates võiks pärimusmuusikat õpetada koolis veidi rohkem, kui seda hetkel tehakse. Enamik vastajatest on mingil määral pärimusmuusikaga kokku puutunud ning osad üsna lähedalt. Samuti oskasid kõik vastajad nimetada üht pärimusansamblit ning folkfestivali. Ma järeldan oma leidmiste põhjal, et pärimusmuusika on üsnagi elus Eesti kultuuris, kuid samuti on sellel riski unustuste hõlma sattuda. Leian, et pärimusmuusikal on Eesti kultuuri ja ajaloos oluline roll. Seetõttu tuleks seda hoida ja säilitada ning selle alast teadmist tulevastele põlvedele jagada. Ainult nii saab pärimusmuusika edasi elada. Ja nüüd mängib teile taas rahvamuusikansambel Lambrine Kalamees naerab, kelle solist on Egert Oskar Väljaotsa.